Renoveerimistööde juures on üks suuremamahulisimaid töid puhastustööd ja teinekord on see töö ka väga otsustava tähtsusega, seepärast et renoveeritaval objektil on vana puhastatud pinna eksponeerimine täitsa, ma ütleksin, võtmeküsimuseks. Pinda puhastada võib ka praktiliselt käsitsi, see tähendab lihvpaberi harjaga, ja kuid ega sellel erilist suurt ja tõsist efekti ei ole. Parema tulemuse saa ikkagi kindlasti pritsimisega. Mis variandid nendel pritsidel on? No variant on meil põhimõtteliselt kaks. On soodaprits ja on liivaprits. Ja selle erinevuse näitamiseks siis täna teeksimegi mõned proovilapid. Hästi hea, kui tehakse nii-öelda võrdlustööd. See pind sai siis siin puhastatud soodapritsiga ja nagu näete, siis kivi pealispinna tekstuur praktiliselt muutunud ei olegi. On kadunud ainult see mustus, need samblikud, mis siin pinna peal olid. Ja see teine kõrvalpind, see siis sai meil nüüd puhastatud liivapritsiga ja kui kaamera saab selle kätte selle pildi, siis kivipind on muutunud selliseks siledamaks, nurgad on natukene ümardunud, kuid seda ei saa öelda, et selle liivapritsi tööga ja liivapritsi puhastusega oleks kivipinda kahjustatud. Seda sugugi mitte. Soodaprits ei kahjusta niivõrd pinda kui liivaprits. Liivaprits on mõeldud rohkem selliste abrasiivsemate puhastusmeetodite jaoks, et kui tahetakse näiteks puidult ka värvi maha saada või sellist, et mitte ainult mustust. Aga soodaprits on rohkem sellise mustuse eemaldamiseks. Siinsamas selle paest posti kõrval on keegi üritanud teha ka graffitit aknaklaasi peale. Sellele ilmselt liivapritsiga nüüd küll kallale ei lähe. No jah, esiteks liivaprits nagu rikub ära klaasi. Soodaprits seda ei tee, et seda me ka siis näitame, et kuidas soodapritsiga saab graffitit eemaldada niimoodi, et klaasi ära ei riku. Üks nii-öelda huvitav pind, mida siin selle objekti juures saab veel vaadata, on laepind. Noh, ei ole mõtet seda vana nagu ära visata, et sellest vanast saab väga edukalt teha uue ja ilusa, kui lasta see ära puhastada kas siis liiva või soodapritsiga. Et selle vana värvikihi alt tuleb ilus materjal välja ja seda on võimalik jälle uuesti töödelda. Vanade majade renoveerimisel eksponeeritakse väga palju ka tellispindasid, puhastatakse praktiliselt krohvist. Krohvi võib maha piigata, aga mis edasi? No edasi on siis ka kaks varianti, kas tahetakse see tellis jätta rohkem tervemaks või siis seda rohkem nagu vanutada. Näete, siin on liivapritsi all on pind muutunud natukene karedamaks ja kogu see liivapritsi tsoon on praktiliselt nii-öelda ühte värvi. Aga kui vaatame siit altpoolt, siis vanadest krohvijäätmetest on pind samamoodi puhastatud, see on siis soodapritsi pool, aga see on säilitanud oma sellised väikesed värvivarjundid. Meie kodulehel on kõik olemas www.jaager.ee ja võtke ühendust.